keegi ei arvanud, et see on võimalik. Suurtükivägi ei ole mõeldud sihtmärkidele, mida USA ründas, kuid Ameerika tegi seda siiski. Iraani allveelaev on hävitatud. See ei ole tingitud süvaveepommidest ega torpeedodest. See juhtus sellepärast, et USA suutis võimatut. Nad kasutasid rakette, mis on mõeldud statsionaarsete maismaa sihtmärkide hävitamiseks, et hävitada mereväeüksus, mis peaks olema nii varjatud, et isegi spetsiaalselt selleks loodud relvadega on seda peaaegu võimatu tabada. See lask oli võimatu. Ja nüüd Iraani allveelaev, mis arvas end olevat turvalises kohas, sukeldub sügavustesse viisil, milleks ta kunagi mõeldud ei olnud. Warzone ehk TWZ väidab, et USA kasutas Army Tactical Missile Systemit ehk ATACMSi, et tulistada lühimaa ballistilisi rakette Iraani mereväe vastu. Mitmed laevad on põhja läinud, sest ameeriklased kasutavad loovalt raketti, mis pole mõeldud sõjalaevade hävitamiseks. Kõige tähelepanuväärsem rünnak on aga see, mis poleks pidanud kunagi toimuma. Rakett, mis ei taba liikuvaid sihtmärke, hävitas Iraani allveelaeva. Selgitame hiljem, mida USA tabas ja miks see oluline on, kuid esmalt peame vastama küsimusele, kuidas. ATACMS polnud kunagi mõeldud selleks, mida ta just tegi. See on kindlasti muljetavaldav rakett, mis suudab kanda kuni 500 naelast kildfugasslõhkepead ning mille maksimaalne laskekaugus on 300 kilomeetrit ehk 186 miili. ATACMS on ballistiline rakett, mis tabab kiiresti ja tugevalt. Seda saab tulistada nii HIMARS-i kui ka mitmelasulise raketisüsteemi M270 platvormidelt ning raketiohueksperdid rõhutavad, et tänu neile liigub rakett teedel. Mitte, et USA oleks seda mobiilsust kuidagi tõsiselt ära kasutanud, eriti arvestades, et neil pole Iraanis oma vägesid kohal. Tõenäoliselt tulistati allveelaeva hävitanud ATACMS sõbralikul territooriumil asuvast USA baasist Iraani lähedal. USAl on baasid Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Araabia Ühendemiraatides Pärsia lahe ääres, kus saab tõenäoliselt tabada Iraani läänerannikut. Liikuvus pole nii tähtis, kuna USAl on palju rünnakuvõimalusi, kuid üks asi oleks pidanud takistama ATACMSil allveelaeva hävitamist. Lockheed Martin selgitab, et Army Tactical Missile System ATACMS on tavapärane maa-maa suurtükisüsteem, mis ulatub kaugemale kui armee olemasolevate kahurite ja rakettide laskekaugus. Maa-maa, mitte maa-meri. ATACMS on nii kaugel laevavastastest või allveelaevavastastest rakettidest kui võimalik, kuid USA on siiski leidnud viisi, kuidas muuta see võimas lühimaa ballistiline rakett mereväe sihtmärkide neutraliseerijaks. USA õhuväe ühendstaapide ülemate komitee esimees kindral Dan Kane rõhutas Pentagoni pressikonverentsil, kuidas USA on kasutanud suurtükiväge näiliselt võimatute eesmärkide saavutamiseks. Meie suurtükivägi on esimese 13 päevaga ajalugu teinud. Nad tulistasid esimesed täppislöögiraketid lahingus ulatudes sügavale vaenlase territooriumile, teatas Kane, lisades, et kasutasid armee ATACMSe mitme laeva, sealhulgas allveelaeva, uputamiseks. Ja nad on teinud seda kõike täpsuse ja otsustavusega, mis tuleneb väsimatust treeningust ning usaldusest üksteise ja oma relvasüsteemide vastu. See on kinnitus, mis tuleb otse allikast. Kane ei öelnud, millist allveelaeva USA ATACMSidega hävitas. Meil on selle kohta mõned ideed, millest räägime varsti. USAl on Iraani mereväe ees nii suur ülekaal, et ta saab Lähis-Idas kasutada pea kõiki relvi allveelaevade ja sõjalaevade hävitamiseks, teades, et Iraan ei suuda sellele jõule vastu saada. Iraani merevägi on juba purustatud. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus, teatas, et USA sõjavägi väitis 11. märtsil, et on uputanud umbes 60 Iraani alust. Nende hulgas on paar Moish-klassi fregati. USA on rünnanud Iraani kiirpaate, mida kasutatakse Hormuzi väinas kaubalaevade ründamiseks ning 100 neist on hävitatud. Me näeme siin Iraani mereväe täielikku hävitamist. USA on tõhusalt hävitanud Iraani võime mereväe kaudu mingitki lahingujõudu tekitada, kasutades 4-etapilist kampaaniat Iraani veepõhiste ohtude kõrvaldamiseks. Ameerika merevägi koondas mitmed laevad, sealhulgas lennukikandjad, Iraani vetesse 60 päeva enne operatsiooni Eepiline raev. USA korraldas selles etapis logistika- ja infoteenused, võimaldades koguda luureandmeid Iraani sihtmärkide kohta. Järgne etapp hõlmas rünnakuid Iraani õhutõrje, õhujõudude ja mereväe vastu, kusjuures viimane keskendus laevadele, mida Iraan oleks võinud kasutada, et kohe vastata tulevihmale, mille USA operatsiooni esimestel päevadel vallandas. USA ründas veel, hävitades kaid, sadamad ja laskemoonalaod ning jättes Iraani mereväe ilma stardipunktidest, turvalistest sadamatest ja varude täiendamise võimalusest.
Lõpuks algasid pidevad rünnakud, sealhulgas USA hävitas maha jäänud Iraani mereväe varad siis, kui see vajalikuks pidas. Iraani allveelaev hävitati 3. või 4. faasi ajal. Tulemus on see, mida me praegu näeme. USA merevägi valitseb Iraani ümbruse vetes, välja arvatud Hormuzi väinas. Ja nende ülekaal on nii ilmne, et nad võivad proovida ja isegi sooritada võimatuna näivaid laske allveelaevade pihta, mis polnud kunagi ballistiliste rakettide sihtmärgid, kuna need on mõeldud maapealsete objektide tabamiseks. Mõne minuti pärast pöördume tagasi selle juurde, miks see lask oli nii võimatu. Küsimus, millist allveelaeva USA täpselt tabas, on endiselt vastuseta ja Kane pole sellele valgust heitnud. Me teame enamasti, millised allveelaevad Iraanil on. Tuumaohu algatus teatas septembris 2025, et Iraani mereväel on kuni 30 allveelaeva. See tundub algul muljetavaldav, kuid vähem kui selgub, et 24 neist on mini-allveelaevad. Need on ohtlikud relvad, kuid mitte täismõõdus allveelaevad, mis ohustaksid USA mereväge. Ülejäänud 6 on diisel-elektrilised allveelaevad, mis jäävad alla moodsatele tuumajõulistele ründeallveelaevadele, nagu USA omad. 3 Tareki-klassi allveelaeva on tegelikult ümber ehitatud Vene Kilo-klassi laevad. Need liiguvad vee all kuni 17 sõlme, neil on 533 mm torpeedotorud ja võimekus paigaldada miine. Fatihi-klassi allveelaevad võeti kasutusele veebruaris 2019 ja aprillis 2023. Tippkiirus on 14-23. Sõlmerelvastus sarnaneb Tareki-klassi omale. Iraan on väidetavalt ehitamas ka Bessati-klassi allveelaevu, mis on väidetavalt varustatud pind-õhk-tüüpi rakettidega. Need pole veel päevavalgust ega ookeani sügavusi näinud, seega saame need USA rünnakute nimekirjast välja jätta. Tegemist on austust vääriva allveelaevastikuga. Pole vaja karta, küll aga austada, eriti võrreldes suurte laevastikega riike. Iraan on samuti töötanud kõigi oma allveelaevade kallal eesmärgiga varustada need õhust sõltumatute jõuseadmetega, mis oleks suurendanud nende veealust vastupidavust nii palju, et neist oleks saanud veelgi suurem oht Pärsia lahes. USA pidi allveelaevadega tegelema, varsti seletame miks. Kuid küsimus jääb endiselt õhku. Millist neist allveelaevadest USA oma Atakammidega hävitas? Vastame kohe küsimusele, aga enne seda meenutame. Vaatate saadet The Military Show. Nüüd on hea aeg meie kanal tellida, kui sa pole seda veel teinud. Nüüd on 2 kandidaati sellele, mida USA tabas oma maa-maa ballistiliste rakettidega. Esimesena on Qadir-klassi allveelaev, mis on üks neist mini-allveelaevadest, mis moodustavad suurem osa Iraani allveelaevastikust. Need allveelaevad, millel on 2 533 mm torpeedotoru, võivad olla ohtlikud, kuid teame, et vähemalt ühe neist on USA hävitanud. Selle võime kõrvale jätta. TWZ teatab, et USA keskväe juhatus ehk CENTCOM on tõepoolest avalikustanud löögi, mis näib olevat suunatud Qadir-klassi mini-allveelaevale. See rünnak tehti AGM-114 Hellfire rakettidega, kui allveelaev oli sadamas, mitte ATACMS-idega, mis tabasid meie otsitavat allveelaeva. Viide on 5. märtsi videopöördumisele, mille tegi CENTCOMi juht admiral Brad Cooper. Cooperi sõnul on Iraani operatiivseimal allveelaeval nüüd küljes auk. Cooper ei maininud mini-allveelaeva, seega oli see kas Fatih või Tariq-klassi allveelaev. Ilmselt mõtleb Cooper viimast. Kuidas seda teame? Planet Labsi avaldatud satelliidipildid näitavad, et üks Iraani 3 Tariq-klassi allveelaevast näis 4. märtsil Bandar Abbasi mereväebaasis põhja vajunud olevat. 2. märtsi piltidel oli allveelaev veel paar päeva varem puutumata, ka pärast esialgseid lööke operatsiooni ajal. 2 päeva hiljem vajus see põhja. Ja päev hiljem ütles Cooper, et USA kahjustas Iraani parimat allveelaeva nii, et sellel on auk küljel. Need vihjed viitavad, et USA tabatud allveelaev oli Tariqi-klassi alus Iraani peamises mereväebaasis, mis tagab otsese juurdepääsu Hormuzi väinale. Me teame, mida USA ATACMS-idega tabas. Loogiline, et USA tabas maa-maa tüüpi ballistiliste rakettidega täismõõdus allveelaeva, mitte väiksemate liikuvat mini-allveelaeva. Aga me pole ikka veel rääkinud, kuidas USA selle võimatu lasu sooritas. Tuletan veel kord meelde, et allveelaevu peaks olema raske tabada isegi nende relvadega, mis on spetsiaalselt selleks loodud. Allveelaev on vee all peaaegu nähtamatu, eriti USA satelliitidele enne ATACMS-i rünnakut. Iraani allveelaevad töötavad diiselmootoritel, mis muudab nad tuuma-allveelaevadest mürarikkamaks ja sonaritega kergemini avastatavaks. Aga need sonarid peavad asuma laevadel või allveelaevadel ning allveelaevu jahtivad alused on tavaliselt varustatud torpeedode ja veealuste rakettidega, tänu millele poleks USA'l olnud vaja ATACMS-e kasutada Iraani allveelaeva vastu.
Mis siis juhtus? Mõned vaatajad võivad juba vastuse teada. Kui see tõesti oli Tariq-klassi allveelaev Bandar Abbasis, mida USA tabas Attackhamsiga, siis õnnestus see võimatu rünnak seetõttu, et Iraani režiim oli piisavalt rumal, et jätta oma allveelaev sadamasse, mis jäi Ameerika suurtükiväe laskeulatusse. Seda sadamat saab rünnata USA baasidest Kataris ja Araabia Ühendemiraatides, kuid Iraani merevägi jättis sinna ühe oma vähestest töökorras täismõõdus allveelaevadest. Nimetage seda enesekindluseks või rumaluseks. Kuidas iganes seda nimetada, see on Iraani jaoks tohutu strateegiline viga. See näitab USA-le, kui tõhusalt on operatsioon Eepiline raev Iraani sõjaväe juhtkonda halvanud. Koos juhtimis- ja kontrollkeskustega, mis oleksid pidanud andma käsu vigastatud allveelaev Bandar Abbasest välja viia. Iraan pakkus USA-le statsionaarse sihtmärgi, mille tabamiseks Attackham's loodi. USA tänas ja tulistas raketi mereväe objekti pihta, mis poleks pidanud üldse Attackhamsile haavatav olema. See oli allveelaev. Laev, mis peaks vee all varjatuks jääma, kuid Iraan jättis selle nähtavale sadamasse, kuhu USA ulatub nii paljude oma relvadega. Isegi kui teistes riikides sõjaväebaasid ei osalenud, teadis Iraan, et Ameerika õhuülekaal võimaldanuks neil saata hävitaja või pommitaja ründama Bandar Abbasi. USA-l oli selle rünnaku jaoks nii palju võimalusi, kuid nad valisid kõige julgema variandi, lihtsalt selleks, et hävitada sihtmärk, mis oleks pidanud olema võimatu. Tubli töö, Iraani režiim. See on tõeline strateegiline ebakompetentsus. Võib-olla jäi mulje, et USA hävitas Iraani allveelaeva lihtsalt sellepärast, et ta sai seda teha. Tegelikult see nii ei ole. Allveelaevad sobivad USA-le sihtmärkideks, sest USA võidaks palju Iraani veealuse ohu kõrvaldamisel, lisaks riigi kokkuvariseva režiimi alandusele selle rünnaku võimaldamise eest. USA hävitas miine pairaldava aluse. See on peamine põhjus. Tariq-klassi allveelaevad suudavad miine paigaldada, millega Iraan on Hormuzi väinas operatsioon Eepiline raev ajal ähvardanud. USA on teinud kõik, et seda võimalust vältida. 11. märtsiks teatas Kanada CBC, et USA oli juba väitnud, et nad olid päev varem hävitanud 16 Iraani miinipaigalduslaeva, mis on selge märk sellest, et USA peab hoidma Hormuzi väina neist väga ohtlikest veealustest relvadest puhtana. Iraan on ähvardanud sulgeda veetee, mille kaudu liigub 20% maailma naftast, mis tõstaks nafta hinna $200 barreli eest. Vähemalt 17 kaubalaeva on Hormuzi väinas juba pihta saanud, kirjutab New York Times. Miinide lisamine oleks suur probleem maailma majandusele. Kui miinid paigutaks väina läbides märkamatult liikuv allveelaev, oleks see veelgi suurem probleem. Tariq-klassi allveelaeva hävitamine Bandar Abbasis on selles kontekstis praktiline. Kui rääkida kaubalaevadest, siis Iraani allveelaevade hävitamine, ja siia võib lugeda ka selle mini-allveelaeva, mille USA hävitas, tähendab samuti, et need alused ei saa kujutada otsest ohtu laevadele, mis liiguvad läbi Hormuzi väina. Kaubalaevadel puudub varustus nende all varitsevate allveelaevade tuvastamiseks. Iraani allveelaevad võivad lisaks miinidele tulistada torpeedosid laevade pihta, mis üritavad läbida Iraani poolt blokeeritavat väina. Me ei saa öelda, et see oleks Iraani võimetest üle. Iraan on juba tõestanud, et on valmis neid laevu otseselt ründama ning on korduvalt teatanud, et väin on läbipääsuks suletud. Läbi lubatakse vaid mõned laevad, mida Al Jazeera teatel juhivad näiteks Hiina, Pakistan ja India. Hormuzi väin on enamiku maailma jaoks suletud ja Iraani allveelaevade relvad hirmutavad kaubalaevade kapteneid nii, et nad ei riski ületamisega isegi sõjalaevade või õhuväe saatel. Nii et USA eemaldab selge ohuvõrrandist. Kui Iraani parimal allveelaeval on auk, ei saa see kaubalaevu kahjustada. See ei saa Ameerika sõjalaevu kahjustada. Pea meeles, et USA-l on Pärsia lahe piirkonnas mitu lennukikandjat ja sõjalaeva. The National Interest on teoretiseerinud, et Iraani Qadir-klassi allveelaevad võivad hiilida lennukikandja ligi ja rünnata seda torpeedode või rakettidega. Forbes kirjutab 27. veebruari artiklis, et Iraanil pole piisavalt tulejõudu Ameerika superlennukikandja uputamiseks. Üks nende allveelaevadest võiks siiski kahju teha ning selle propagandavõit nõrgestaks USA väiteid Iraani mereväe hävitamise kohta. Hormuzi väin on Iraani allveelaevajõudude puhul prioriteet. Sõjalaevade kaitsmine, mis võimaldab Ameerikal jätkata Iraani mandri rünnakuid, on lisaboonus. Ja lõpuks, mõelge, mis juhtub, kui Iraan üritab oma kahjustatud allveelaevu parandada. Nende paranduste tegemiseks peaks Iraan paigutama kahjustatud allveelaeva baasi, mis on piisavalt suur selle aluse mahutamiseks ja millel on vajalikud rajatised nende paranduste tegemiseks.
Allveelaevade tavahooldus on juba kallis, seega ei pruugi nii tõsiselt kahjustatud allveelaeva, mille küljes on auk, parandamine olla prioriteet režiimile, mis peab oma territooriumil kriisidega tegelema. Allveelaeva parandamine toob taas probleemi, mis algselt Iraani segadusse viis. Allveelaev peab seisma mereväe baasis ega saa vee alla minna remondi ajal. USA saab valida, kuidas rünnata paigal olevat sihtmärki. Seega, kui Iraan üritab remonti, võime näha veelgi rohkem võimatuid tabamusi. Kas tead, mis Iraani režiimi närja ajab? Kui nende allveelaevad upuvad, sest USA laseb täpselt pihta relvadega, mis ei peaks allveelaevu tabama, näitavad USA ja nende allveelaevad Iraanile, kuidas asju tegelikult tehakse. 4. märtsil kinnitas USA sõjaminister Pete Hegseth, et Ameerika allveelaev uputas Iraani sõjalaeva India ookeanis. Laev, mille Hegseth väitis vaikselt surnud olevat, osutus hiljem Iris Danaks. Ameerika allveelaeva rünnakus hukkus vähemalt 84 Iraani sõjalaeva meeskonnaliiget, jättes mereväe ilma oskusliku personali ja laevata. Kui see pole täiuslik näide USA ja Iraani erinevusest operatsioonis Eepiline raev, siis mis veel oleks? Ameerika allveelaevad hävitavad Iraani sõjalaevu tuhandete miilide kaugusel kodust, samal ajal kui Iraani allveelaevad ei jõua sadamastki väljuda, enne kui need hävitatakse võimatute tabamustega, kasutades relvi, mis pole mõeldud laevade vastu. See on USA ülekaal. See on olnud selle sõja lugu alates operatsiooni Eepiline raev algusest. Videos rääkisime, kuidas USA lahendas veealuse ohu. Kuid USA on veealuste ohtude tabamiselt üle läinud ka maa-aluste punkrite hävitamisele. Tundub, et maa peal varjumine ei toimi Iraani puhul samuti. Ja sa saad teada miks, kui vaatad meie videot sellest, kuidas Ameerika B-2 pommitajad hävitasid Iraani suurima maa-aluse saladuse. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et näha kogu meie kajastust operatsioonist Epic Fury. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!